You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. Et president Trumpi juhtimisel USA roll maailmapoliitikas nii kiiresti muutub, paljud ei uskunud. Kuid siin me nüüd oleme. Yeah, but things may be a little darker in some people's minds right now. Look, I can understand how the allies in Europe are concerned right now, and it probably have consequences for not just the US, not just Ukraine, but for the entire world. Billions of people are most likely going to suffer because of what took place. J.J. Green, USA pealinna üks tuntumaid raadiohääli, ütles täistunnile, et kuigi ka tema on Trumpi kursiga rahulolematu, on Ameerikas palju neid, kes leiavad, et Ukrainale ja kogu Euroopale peabki koha kätte näitama. There are those who believe this is a step forward with Trump as president. Also, in some people's minds, there is this course correction that they believe was necessary. And a lot of people have looked at the U.S. as the source of money. But people don't know how to talk to this Trump U.S. My approach to difficult situations like this is you listen. If you don't know how to engage, you let them engage, and then you can figure out your path. Ukraina president Volodymyr Zelenski ei suutnud ovaalkabinetis rahulikuks jääda ja hakkas Trumpi ja ta asepresidendi J.D. Vance'i avaldusi korrigeerima. Inimlikult mõistetav, diplomaatiliselt ehk viga. Ja selliseid situatsioone läbirääkimistel juhtub. Ma olen ise olnud sellistes olukordades. Need on erakordselt ebameeldivad isiklikult. Ja sa tunned, et sa tõused püsti ja lähed ära, aga sa pead sundima ennast mõtlema, et sa teed oma riigi nimel mingisuguse käigu tagasi ja siis... Meie üks pikaajalisemaid diplomaate, Alar Streiman, püüdis ovaalkabinetis toimunut jälgida emotsioonideta, professionaali, diplomaadina. Trumpi maailm, see näeb välja selline väga kole, aga ma arvan, et Zelenski, see vabandus, mis ta saatis, see on väga riigimehelik. Ma olin üsna kindel, et see tuleb. Eurooplaste poolt oleks nüüd suurim viga Streimani sõnul Ameerika suunal just emotsioneerida, et meile aitab, lõpetame suhted, saame ise hakkama. No ma tõmmaks nüüd natukene seda hoogu maha, et eks mingid uue maailma elemendid meil siin ümberringi sünnivad, nii et tuleb sellega lihtsalt nüüd kaasa minna. Ilma Ameerikata Euroopa oma kaitses praegu hakkama ei saa, tunnistavad nii Euroopa juhid, diplomaadid kui analüütikud. NATO on ju suuresti ameeriklaste loodud. Aga mis saab siis, kui, nagu professor Rein Taagepera asja Sirbis väidab, Trumpi Ameerika ei täida oma artikkel 5 kohustusi. Ent vaadakem asju hoopis sellisest perspektiivist. Euroopa Liidus elab 450 miljonit inimest, USA's 340 miljonit ja Venemaas 143 miljonit. Euroopal peab ju oma muskel olema. Mina otsustasin alustada vastuse otsimist küsimusele, kust võiks Euroopa nüüd leida oma jõu mitte Brüsselist, vaid üsna sümboolsest paigast. Võiks ju küsida, kus me siis oleme? Üks film, suhteliselt hall ilm, aga see koht siin võiks olla tänase Euroopa üks jõukeser. See on Prantsusmaa ja Saksamaa piir Strasbourgi ja Keeli vahel. See sild kannab Euroopa silla nime ja on üle Reini jõe ja on kinnituseks ka sellest, kuidas ajalugu muutub. Vaadake, kui rahulikult kulgeb see autode ja ka jalakäijate liikumine üle selle silla. Aga mõelge, 80 aastat tagasi olid Prantsusmaa ja Saksamaa verised vaenlased ja nüüd 2 Euroopa Liidu kõige mõjukamat riiki. Ent kui vaatan sealt sillalt ükskõik kas Prantsusmaa või siis Saksamaa suunas, näen maid, mis on oma sisepoliitilistes kriisides. Kumbki riikidest ei ole hetkel Euroopa selge liider. Pariisis Prantsuse välisministeeriumis ütleb nende peapressiesindaja mulle aga nii, et irooniline tõepoolest, aga ehk oligi Euroopal uue tugevuse saavutamiseks vaja Donald Trumpi. We consider that, the accession to power of Donald Trump can be an opportunity for the Europeans to unite. The European strategic autonomy. President Macron has talked about it for years. So what should be next steps? The first point is to be able to act collectively and to speak with one voice on the level of the European Union. The second thing is to be able to be autonomous in terms of means, and it includes all the equipment
that are bought by the different European countries. Suur samm Euroopa tugevuse tõstmise suunas astuti Brüsselis Euroopa Ülemkogul läinud nädalal. 27 riigi juhid leppisid kokku 800 miljardi euro eraldamises kaitsesse. Prantsuse presidendi kõrval on eriti agaralt kaitseteemal rääkimas Saksa uut valitsuskoalitsiooni moodustav ja ilmselt kantsleriks saab Friedrich Merz. Ta on olnud ka üks vähestest Trumpi häälekatest kriitikutest Euroopa tipp-poliitikute seas. See esialgne kokkulepe on siis selles, et Saksamaa eraldab väga jõuliselt siis investeeringuteks nüüd kaitse-eelarvesse vist 400 miljardit ja infrastruktuuri investeeringuteks kuskil 500 miljardit. See on ligi 1000 miljardit eurot, mis on isegi Saksamaa kontekstis, see on väga suur summa. Näeme, kas see kõik teostub, aga ma arvan, et Saksa planeerimise ja täpsuse juures see kindlasti teostub. Ja suurim üllatus Saksamaal. Äsja avaldatud küsitlus näitas, et valdav enamus sakslasi toetabki kaitsekulutuste suurt tõstmist. Vaja on riigimehelikku julget otsust. Vastuste otsimine, kuidas Euroopa uuesti jalule saaks tänases maailmas, tõi meid Euroopa Parlamenti, üle-euroopalisse rahvaesindusse, kus ei tegeleta mitte riikide muredega konkreetselt, vaid üle-euroopaliste probleemidega ja küsimus, kuidas Euroopa tänases maailmas uuesti ujuma õpiks, on küsimärk kogu Euroopa Liidu ees. Euroopa turg on väga suur, eurooplased on jõukad, aga Euroopa tundub kuidagi stagneeruvat. No eks see on jah, üldiselt eurooplastele omane, et kogu aeg on mingi häda, eks ole. Ma arvan, et selline muutunud joon Ameerika Ühendriikides võiks olla nüüd üks järjekordne tõsine äratuskell ka Euroopa Liidu jaoks. Kas või öelda teisisõnu, et Trump on siis Euroopale mingis mõttes ka vajalik ja kasulik? No ma ei tea, kuivõrd ta nüüd kasulik on. See arusaam võiks jah küll nüüd lõppeda, et ükskõik isegi, mida Ameerika Ühendriigid teevad või ei tee, peab olema ikkagi väga konkreetne eesmärk, et Euroopa peab iseenda kaitsmisega ise hakkama saama. Tobias Kreemer, Saksa saadik Euroopa Parlamendis, juhtis varem Saksa välisministeeriumi Balti lauda ja tema saab aru, miks meie Vene ohust niivõrd kõvasti räägime. Aga kas ka enamusta kaasmaalasi seda mõistab? Of course, they're always part of the population who don't see it in a way, because in some ways we go into two extremes. You have the one side who says, this is all, Putin is so powerful, we shouldn't actually fight him. The others say, Putin actually, he's all for peace and it's all fine. I think we don't need panic on the one hand, but we also need to just be realistic about what this is. I think the real debate that's coming up, and I think that is actually something we'll see in all of Europe, is how to fund it. And this is really the bone of contention in Germany, because a lot of people are now saying, okay, then we need to cut in infrastructure, cut in education, cut in social services. My sister's an elementary school teacher in Germany. Many schools are really, really in disrepair. You will have to not get your pension and things like that. But we must at all costs avoid butter versus cannon debate. We need to have both cannons and butter. And the way we do this by rethinking our debt policy. Saksa uue koalitsiooni eesmärk on teha põhiseadusesse muudatus, mis lubaks praegustel kriisiaegadel, mil kaitseks on raha hädasti vaja, seda juurde laenata. Laenupiiri on vaja tõsta, sest riik ei ole enam Euroopa juhtiv majandusmootor. For consecutive years in a row, the German economy is not growing. I think. What is the reason? I think the main reason is that we live too long on the achievements of the past, and we need to reform ourselves in Germany in order to get back to power. That means we need to have less bureaucracy. We have a problem with energy prices. Do you think the economy is the biggest problem in Germany today? For the people in Germany, clearly, the economy is one of the two top issues. The other one is migration, like in almost all the other countries inside Europe. In Germany, the population is very positive on working together on a European level on defense issues. If you look at the US, what Trump is saying and maybe will do in the future, it's of utmost importance that we can rely on ourselves. Poliitikavaatlejat Gallagher Fenwicki näeb Prantsusmaal peaaegu igal õhtul telearuteludes. Ta raamat president Zelenskist on ilmunud ka eesti keeles. Kui Pariisis kohtume,
rõhutab ta, et praegustel keerulistel aegadel ei tohi eurooplased ennekõike kaotada usku Euroopasse endasse. So you're optimist on Europe? I'm very optimistic because I believe in Europe. I believe in the future of Europe, but also more plainly put, simply because there is no other alternative. If Europe breaks apart, are you thinking of sitting at the same table as Donald Trump across from him? What is your weight if you Estonians are by yourself? What is our weight if we French people are by ourselves? It's inconceivable that we can engage in any kind of conversation where America will respect us all by ourselves. I feel like a lot of European leaders are like teenagers who have this big assignment coming up. They've had this assignment in their agenda for months now, and they wait until the very last minute to realize it's due. That is immature and unacceptable. We're going to need to explain that the era we are in is a new era. Does the French public understand that? In terms of that converting into spending less on education, spending less on health, spending less on infrastructure and more on defense, that's a different conversation. I'll, admit it, it's going to be very difficult and heated conversations. Muidugi, demokraatia tähendabki arutelusid, vahel ka pikki. Aga meile on vaja kiiresti kindlustunnet, et isegi juhul, kui Ameerika panus Euroopa kaitsesse peaks nõrgenema, on Euroopa liitlased valmis meid kaitsma. Eesti kaitses on olulised ka prantslased. We have an alert disposal in France, which is able to be there in less than 24 hours, We have always this alert disposal because, as you know, we have been involved in many deployments. We have to work with Estonian forces in Africa. They were deployed in Sahelian region. With us, we were together. So we have still the ability to train with them outside the NATO framework. But as you said, fearing situation of our world today has enhanced our will to be at time on the alerts. Eestlastena on meil alati tubli annus skepsist, et kas eurooplaste lubadused meie kaitses osaleda ikka päriselt ka vett peavad. No minu vastus sellele saab olla ainult jah, kindlasti. Kindlasti nad seda teevad, kahelda selles ei maksa. Ennekõike just meil endil ei maksa selles kahelda. No eestlastel ikka meeldib kahelda. Jaa, aga võib-olla peaks vähem seda tegema. Et tuleks kasuks meie enda sellisele meelerahule ja psüühele. Seepärast, kui sa saadad ka liitlastele kogu aeg selliseid signaale, et me ikka kahtleme teis ja kas te olete meie kõrval, et see võib-olla ei ole ka kõige parem usalduse ülesnäitamine liitlaste suhtel, kes siiski on kohal ja panustavad meie kaitsesse. Et ma arvan, et siin võib-olla sellist üldist negatiivsust ja seda pessimismi võiks pisut ka maha raputada.